täna esitada põhiliselt enda loomingut ja esimeseks looks oleks Unistuste paat. See on üks viimaseid lugusid, mis ma teinud olen. Now
Ma tahaks natuke lõpusamale lainele minna. Algus oli kole mõtlik. Ja see lõpusus nüüd seisneb järgnevas, et kunagi ma nimelt olen lõpetanud kunstiülikooli ja muusikat pole kunagi tudeerinud. Muusika on nii-öelda hobi korras. Ja nüüd on saanud sellest siis ikkagi eriala. Aga kunagi ma maalisin väga usinasti ja nii praegu, aga toona mul on periooditi olnud, et ma maalin ja siis ma üldse ei maali ja siis ma jälle maalin. Praegu ma maalin jälle palju. Ja see lugu on läinud aktuaalseks, mis ma toona tegin. Nimelt ma pöörasin asjad natuke pahupidi. Et vaadates värve, mõtlesin, et huvitav, kas värvi annab ka kuulata. Ja mõtlesin välja, et annab küll, et mingi sagedus peaks olema sellel värvil. Et mis noodile värv vastab, siis vastab sagedus on. Ja vastupidi ka, et samas helisid võib ka näha, kui teraselt vaadata. Ja pöörasingi asjad pahupidi ja tuli selline lugu nagu värvid. Üldiselt ma olen suur looduse sõber ja mulle väga meeldib metsas jalutada ja mõtiskleda. Ja paljud lood on sündinud ka looduses, nii ka järgmine. Et uitasin kodumetsas nii-öelda Pääskülas, seal Pääsküla raba on hästi lähedal ja siuke tore männimets. Ja sündis lugu nimega Männis on rahu.
tasa sosistab tuul, tasa räägivad puud, puud on roheval rüül, leeb on looduse nüüd. Tasa astun ja olen, vaatan, kas veel mõni olen, teeb siin endale rada või vaikides põõsa alla maa. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maamüts ja valiastu. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maamüts ja valiastu. Looja looduse kroon, metsa, kes kuid juurde loob. Pehme on sangane säng, kaua tõus ja häng. Homsesse päevani läheb, aega on antud vähe. Kasuta iga hetke, rutakale uretke. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maamüts ja valiastu. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maamüts ja valiastu. Niimoodi, nüüd tahaks midagi hästi intensiivselt laulda. Mul on erandkorras paar mustas lugu plaanis täna teha. Kunagi sai mustas ansambliga Romale pool Soomemaad läbi reisitud ja nähtud neid päris vahvaid kultuurimaju või siis rahvamaju. Ja oli küllaltki menukas turnee ja seal ma pidin puhtas mustas keeles laulma. Nägin vaeva, mis ma nägin, aga siis lõpuks öeldi mulle, et sa laulad nagu mustlane, väga hea. Ja mustase väärt minus üldse ei ole. Aga ma ei häpnud ka oma satääni pead, sest mustastel on kõigil mustad pead, aga mul oli satään, aga sellest oli hääldus laimatu, nii et läks mustase pähe küll. Ja järgmine lugu pärineb Ungarist, on Ungari mustaste tehtud. Kuna mustased on rändrahvas, siis neid leidub üle terve maakera ja igal pool. Indiast on nad pärit põhimõtteliselt, aga rändasid siis nii itta kui läände ja nüüd üks näide mustaste Ungari paiknevusest. Ja lugu räägib ühest tublist mustast pulmast, kujutage ette, mis mustas pulmas võib kõik toimuda. Ja järgmises loos peaks see vähemalt temperamendi poolest välja tulema. Ja Vitko, pulmad.
õuduse andmise kõrvale tahaks näidata ka ühte mustuslugu, mis tegelikult on väga tundlik ja nagu antagonism sellele eelneval. Nimelt järglugu pärineb Slovaki mustlastelt ja see on tegelikult üks naisterahvas, kes seda laulma, aga ma üritan kehastuda naiseks, et see on väga raske, sest ma olen väga maskuliinne tüüp, ei ole pehmu. Ja ma katsun nüüd pehmuks kehastuda. Nimelt mustas neiu pöördub oma jumala Devra poole, olles teinud mingit hirmsat pattu oma arvates ja palub, et Jumal teda lööks. Imar me, löö mind.
Tallinnas ei kõla eriti. Ja Tallinnas ma seda lugu ei tee eriti. Aga siin ma tahan teha sellepärast, et tegelikult tegu on väga hea looga ja põhiliselt on selle romansi laulnud kuulsaks just mustlased, nii et olge head kuulata. Aitab nüüd üks otukust, ma olen eesti keeles ka laulda lõpuks. Aga vahepeal on päris vahva niisugust rida ajada. Mis siis nüüd? Järgneva looga kutsuti mind Soome saatkonda esinema, kuna saatkonna inimesed olid Viru folgis, kus ma Marten Kuningaga koos seda lugu esitasin ja neile hirmsasti meeldis ja siis peale selle loo esitamist seal veel olend tuli suursaadik minu juurde ja tegi sügava kummarduse. Ma olin väga hämmingus, aga nii see oli. Soome maa. Minne
kunagi lugesin väärika presidenti Lennart Mere raamatut nimega Hõbevalg ja sealt ma lugesin välja igasuguseid huvitavaid asju, näiteks Kaali meteoriidi kohta, et rahva muistendites on palju sellest juttu ja väidetakse muistendites ka seda, et tublid saare sepad hakkasid kohe varsti peale selle meteoriidi
ja et me asume ikkagi pühakojas, ehkki see on osaliselt ka kontsertsaal, on see ikkagi pühakoda ka. Ja siis üks temaatiline lugu selle suhtes. Hingeväravus. Järgmine lugu on kõige viimane lugu, mida ma olen salvestanud ja mul oli õnne oma pojaga see lugu kohe peale teha. Selles mõttes, et mina tegin meloodia ja sõnad, tema tegi seade ja ka miksis kokku. Nimelt tal on Viljandist helitehnoloogias magistrikraad, nii et seda asja ta oskab ja kahjuks ma pean seda nüüd folkvariandis esitama, et on olemas ka kvaliteetne salvestus koos suure seadega, aga ma arvan, et kõlbab folkvariandis ka. Kuulen su häält. Su häält on eile, vaikse, otsin sinult varm, kalkide külmade teest. Kõnele rindu lõikes, kaasane kaugele sõites, üksi olles olen siiski
see on üks täitsa tuttu sugu, mul ei ole sõnad hästi peas. See on millegipärast teile ingliskeelne klass olla. Praegu laulavad pooled ingliskeeles ja ainult, nii et kui ma paar kogu ingliskeeles laulan, siis see ei ole sugulat. No nüüd on fine. Nii viisles meelest, nii uus lugu, et pärast tuleb meelde. Vaatame midagi muud siis. Üks võrdlemisi kurb lugu, aga mis siis? Kurvad on vahest ka ilusad. Nimelt järgmine lugu on pühendatud 7. meele vara lahkunud klahvpillimängijale Tõnule Väärtnõule, kes õnnetul kombel ühel talvel kukkus jää peal selgi ja kuklaga vastu jääd ja oli koomas pikka aega ja siis oli tal aeg minna. Et kummaliselt kurb lugu. Aga midagi teha pole, me ei ole nüüd 7. meelega ka asendusklahvpillimängijat otsinud, et me jätkame 4. Aga loo ma talle tegin ja loo nimi ongi Tõnul. Kui aeg on minna, siis jälged rida, sinust järele Alustada refräänist, ja siis tuleb sandile meloodia ka meelde. Fine.
finiši sirgele jõudma. Ma tahaksin hirmsasti laulda ühte lugu, mis ma peaks tegema Ivo Linnaga koos lintjaga või salvega, ma ei tea, mismoodi öelda. Et paraku ei ole me kumbki leidnud sobivat aega seda salvestada, aga ära me selle teeme. Nimelt tema osales ühel minu juubelikontserdil, mis oli juba natuke aega tagasi ja laulis seda laulu koos minuga duetina. Ja loo nimi on Meie laul. Päike paistis, kui meie siia sõitsime, siis lodistas